No nii sõbrad, Maria podcast, arvamuslugu, mõttelõng, stiil on tagasi. Nohkarite jaoks me võime seda isegi nimetada väikeseks koolitunniks, väikeseks arutlevaks koolitunniks. Kuigi õpetaja on pidžamas, õpetaja ärkas tund aega tagasi ülesse, õpetaja alles joob oma hommikukohvi. Olgem kannatlikud õpetajaga. Aga see nädal äratas minus huvi üks uudis, mis ma nägin ja mille kohta ma tahtsin koos teiega arutada. Uudis siis selle kohta, kuidas Taani valitsus plaanib keelata alla 15-aastastele juurdepääsu sotsiaalmeedia platvormidele. Ja see meenutas mulle natuke seda arutelu eelmisel aastal, ma ei tea, kas te mäletate Eestis, selle kohta, et kas koolides peaks nutitelefonid olema keelatud. Mind hiljuti kutsuti Laseri saatesse rääkima sellest, et koolis kaalutakse riiklikult nutitelefonide keelamist. Ja selle üle oli mega palju arutelu ja ma tundsin, et see arutelu käis suuremas osas kõikide osapoolte vahel välja arvatud nagu noored inimesed ise. Kuigi jah, saadetesse kaasati, küsiti, mis te arvate, aga üleüldiselt see arutelu oli pigem nii-öelda siis suurte inimeste vahel. Kuigi ma hoiatan ette, mul tõenäoliselt on rohkem küsimusi kui vastuseid. Pigem ma olen selline, mis see on nagu hingelt arutleja. Ma armastan võtta mingi asja ja lihtsalt närida seda kuniks, ainult kont on järgi. Ma refereerin teile digigeeniuse uudist, kus oli see suht hästi kokku võetud. Taani valitsus andis reedel teada, et seadusandjad jõudsid kokkuleppeni, juba nii keeruline. Minu Gen Z aju on juba mingi, millest me räägime, mille kohaselt keelatakse sotsiaalmeedia Taanis alla 15-aastastele lastele ära. Keeldu põhjendatakse ohuga noortele. Lapsed veedavad sotsiaalmeedias palju aega ja puutuvad seekaudu kokku ka vägivalla ja enesevigastamisega. Taanis on see täiesti nagu arutelu faasis olev idee alles, midagi ei ole kivisse raiutud ja on ka segane, kuidas seda täpselt nagu kontrollima rangemalt siis hakatakse. Aga see arutelu, et seda ikkagi teha, on täies hoos nagu pihta hakanud. Nüüd, kui me võtame, et see on nagu siuke Maria arvamuslugu on ja ma tean, et nende päevakajaliste teemadega on jõudnud ka siia kanalile palju inimesi, kes võib-olla ei ole mind nagu esimesest päevast saati jälginud, siis ma annan korraks ülevaate minu kogemusest sotsiaalmeediaga, sest ilmselt see on natuke teissugune võib-olla kui tavalise tarbija oma, aga samas ma arvan, et see ka nagu rikastab minu arvamust, kui nii võib öelda. Seega, milline on siis minu kogemus on ju, kes teist ei tea? Ma olin 12-aastane, jah, 12-aastane, kui ma tõenäoliselt valetades tegin endale YouTube'i konto, sest minu meelest sa pidid 13 olema. Võib-olla tegin nagu mingi vanemate meiliga, ma ei ole päris kindel, aga ma tegin endale YouTube'i konto, YouTube'i kanali siis, kuna ma olin ülisuur fänn Ameerika YouTuberitel ja ma täiega tahtsin põhimõtteliselt ka proovida, see oligi mingi suvevaheaeg, mul oli igav, mul olnud midagi teha, mulle meeldis esineda väiksena, ma olin nagu okei, ma teen siis ka video, kus ma näitan, mida ma koolikotti pakin või mingi challenge koos Lauraga on ju. Ja minu jaoks nagu esimese aasta jooksul juba ehk nagu 13-aastasena see võttis nii suure tuule alla ja muutus. Ütleme, ta oli endiselt pikalt veel minu jaoks hobi, aga see hobi, ma mõtlen ka Eesti YouTube'i maastiku näitel, võttis nii suure mõõtmed, et see tundus ikkagi nagu rohkem kui hobi. Ilma, et see oleks tundunud ka päris töö. Point oli selles, et ma alustasin väga-väga noorelt ja ilmselgelt nagu minu jaoks sotsiaalmeediasse postitamine muutis minu elu on ju. Ma olingi vist 13 või 14, kui toimusid esimesed Eesti YouTuberid laivid. Mida rohkem ma mõtlen tagasi, seda rohkem ma näen, kuidas minu jaoks sai alguse täiesti eraldi nagu paralleelmaailm, mis andis minu nagu 13-aastase elule mingi täiesti uue tähenduse. Minu lugu ei ole nagu see, et kõik kiusasid mind koolis ja ma olin mingi underdog nagu ei, ma sain täiesti okeilt hakkama, aga ma ei olnud ka mingi sotsiaalne liblikas on ju ja teistpidi, ma käisin Rocca al Mare koolis, kui me nagu puberteeti jõudsime, algasid ka need teemad, et kes käis nagu ilusamalt riides ja kuigi ma ei tea, kas see oli meie kooli eripära, see on vist nagu teismelised üldse on ju, et nagu võrdlusmomendid, ebakindlus enda suhtes ja nii edasi ja nii edasi. Ühel hetkel ma tundsingi, et ma elasin nagu kahes paralleelmaailmas, ütleme vanuses 13 kuni mingi 16 on ju, siuke põhikooli lõpp. Ma nagu käisin koolis, tegin tublilt oma kooliasjad ära, aga minu elu toimus internetis. Läbi selle, kuidas ma USA YouTubereid jälgisin, kuidas nad olid reaalselt nagu minu vanemad õed, nagu minu parimad sõbrannad, kuidas ma ise postitasin ja kuidas minu videote ümber tekkis nagu hulk inimesi,
keda huvitas üks asi ja kellega me nagu igapäevaselt suhtlesime. Noh, see kõlab nagu naljakalt, et nagu, noh, et nii deep, et paralleelmaailm, mis andis mu elule tähendus, aga reaalselt see oligi nii deep. Nagu see on ainus asi, mida mina kunagi teinud olen. See on nagu mõnes mõttes minu elu mõte on olnud nagu sotsiaalmeediasse postitada. Aga siis täiskasvanuks saades, kui tulidki TikTok ja kogu see nagu maastik hakkas ka muutuma, noh, ma mõtlen nagu, kui mina alustasin, sa vaatasid nagu YouTube'i videoid, on ju, noh, mingi Instagram, siuksed asjad, nad olid ka nagu teema, aga mitte absoluutselt nii suur. Ja kui ma olingi nagu kas kohe 18 saamas või täisealiseks just saanud, siis võtsid hoo alla ka need platvormid, kus sul oli nagu lühikest sisu, kõik see nagu buumis põhimõtteliselt üleöö, on ju, oligi kui TikTok tuli. Ja alates sellest hetkest ma olen niimoodi vahelduva eduga võidelnud ka selle sotsiaalmeedia negatiivsema poolega. Tarbija perspektiivist ma olen nagu pigem see inimene, kes on põhimõtteliselt proovinud kõike, et sotsiaalmeedia sõltuvusega toime tulla. See TikToki neetud algoritm, mis võib sind hoida seal äpis tundide kaupa, mina olen selle suur ohver. Seega ma olen ka selle poolega tuttav. Kui ma ise nagu mõtlesin selle teema üle, siis minu jaoks oli oluline nagu mõelda läbi mõlemad küljed. Ja positiivse mõju all, noh, lisaks sellele, et minu jaoks see on töö, minu jaoks see oli loominguline eneseväljendus, minu jaoks see oli nagu esimene koht, kus ma õppisin tegelikult ennast tundma läbi selle, et ma oma sisu lõin, et ma teisi inimesi jälgisin ja nii edasi. Ma arvan, et need parasotsiaalsed suhted, on see sõna eesti keeles või inglise keeles on nagu parasocial, ehk siis see, kui sa jälgid mingit sisuloojat või mingit inimest ja sulle tundub, et sa tunned teda, aga tegelikult te ei tunne üksteist, tegelikult olete võõrad, on ju. Minu jaoks need parasocial suhted, näiteks mingit Ameerika YouTuberitega, reaalselt omasid ülitugevat positiivset mõju minu isiklikus elus. See, kuidas nad mind motiveerisid, see, kuidas ma kasvasin nagu põhimõtteliselt üles nendega, nagu nad oleks minu nagu vanemad õed olnud, see, kuidas nad nagu minu meelt lahutasid, see mõju, mis nendel sisuloojatel oli minu isiksuse kujunemisele, see mõju oli tugev ja minu jaoks see oli mingisugune sense of community, on ju, ehk kommuunitunne, mis ongi minu järgmine point. Kas te teate seda trendi, mis praegu on, et inimesed postitavad mingid täiesti suvalisi momente oma elust ja siis on nagu trend kommenteerida, et mul pole ühtegi unikaalset kogemust. Every single day I come onto this app and realize I'm not as unique as I thought I was. Someone makes a video about a random thought they had on a Tuesday afternoon. Why are you in my brain? Mul tuleb üliloll näide meelde, aga ma nägin ühte TikToki hiljuti, kus üks tüdruk oli üksinda voodis ja nuttis, ta oli väga kurb. Ja siis ta nagu omaenda käega tegi pai endale viisil, mis nagu matkib, nagu teine inimene teeks pai sulle. See on nagu siuke kriisiolukorras enese ka hakkama saamise viis või self-soothing praktika. Ja see, kui palju inimesed kommenteerisid, et tore, mul pole ühtegi unikaalset kogemust elus. Ja seda saab öelda nii paljude nagu asjade kohta ja võib-olla see nüüd kõlab naljakalt või võib-olla mõni inimene mõtleb, Maria, päriselt ka või? Aga see, kui mitmetel hetkedel on sotsiaalmeedia mind tõmmanud mingist august välja, neid hetki on nii palju. Tänasel päeval läbi TikToki sa mitte ainult ei vaata oma neid mingeid top lemmikud YouTubereid, sa vaatad teisi tavalisi inimesi ja ükskõik kui palju me seda tahame tunnistada või mitte, see on mingi kommuunitunne. Ma ei kujuta ette, kuidas meil noortena üldse tekiks mingi sense of us, nagu meie tunne, kui sotsiaalmeediat ei oleks. Need ei ole lihtsalt platvormid. See on reaalselt nagu meie nagu avalik ruum. See on nagu koht, kus me põhimõtteliselt elame. Ja mida rohkem selle peale nii mõtlesin, seda rohkem ma nõustun sellega või samastun sellega, et see tõesti on nii. Ja mul on tunne, kui me räägime nende kanalite ära bännimisest, siis me peame ka rääkima sellest, kuidas see ei ole lihtsalt kanal, see ongi nagu terve eraldi nagu kultuuriruum. See on ka siuke mu lemmiksõna, kultuuriruum, mida see tähendab. Teistpidi on ju, siit on juba väga palju läbi käinud, ei saa ka seda halba mõju kuidagi eitada, et teistega ma ei tea, võrdlemine, enesehinnangu probleemid, nende platvormide sõltuvuslikkus, kuidas need algoritmid on ehitatud viisil, et me jääksime sinna, kuidas nende platvormide omanike ja juhtide
missioon ei ole meile meelelahutust pakkuda, nende missioon on ikkagi puhtalt äriline. Siis igasugune tähelepanu hajumine sellest, et sisu on läinud järjest kiiremaks. Muidu sa vaatasid veerand tunni jooksul on ju ühe YouTube'i video, kus üks inimene normaalses tempos räägib. Mõtle palju TikTok'e sa jõuad 15 minuti jooksul vaadata. See, kui palju rohkem infot me korraga läbi töötame, on nii palju suurenenud, on ju. Igasugused valeinfo teemad ja kõlakojad ja maailmapildi moondumine, kuidas nagu sotsiaalmeedia võimaldab sul põhimõtteliselt ainult kokku puutuda nende inimestega, kes sinu maailmavaadet jagavad ja siis sulle jääb mulje, et kõik inimesed on sellised. Ja sealt tekib ka nagu maailmavaadete kontekstis polariseerumine või jah, ühelt poolt, vaat see ongi, et nagu igal heal asjal on siis see halb pool, et ühelt poolt sotsiaalmeedia annab meile need kommuunid, et leida inimesi, kes mõtlevad meiega sarnaselt, aga siis teistpidi, kui sa ei puutu üldse inimestega kokku, kes mõtlevad teistmoodi, siis su maailmapilt on väga moonutatud ja sa oled mõnes mõttes nagu reaalsusest eraldatud, out of touch. Aga siis, kui ma neid nagu halbasid mõjusid vaatan, siis mul tekib küsimus, et kas neid saab panna nagu kuidagi konteksti, et ma reaalselt ju kui raamatud tulid, siis räägiti sellest, et nagu, issand, sa loed mingit ilukirjandust, sul tuleb nagu brain rot sellest. Noh, ei räägitud sellises keeles on ju, aga mõte oli sama. Või kui tuli telekat, siis öeldi, no see on end of humanity. Inimkonna lõpp on praegu, sest tuli telekas ja kuidagi me oleme endiselt siin on ju. Ma juba eos olen ka natuke sellel positsioonil, et iga vanem põlvkond vaatab nooremat põlvkonda ja on nagu te olete hukas. Ja siis samas räägitakse ka sellest, et osad nendest negatiivsetest mõjudest ei ole, kuidas ma ütlen, sotsiaalmeedia tekitatud, need on lihtsalt sotsiaalmeedia abil võimendatud. Mitte kõik, aga paljud need probleemid. Ja selle lähenemise kohaselt on sotsiaalmeedia mõnes mõttes lihtsalt meie ühiskonna peegel ja näitab meile probleeme, mis juba on olemas. Ma ei tea, näiteks meediakirjaoskus, emotsioonidega toimetulek, vaimne tervis ja nii edasi. Mõnes mõttes need probleemid on eksisteerinud alati ja neid probleeme ei kustuta ära ühe areeni nagu piiramine mingi vanuseni. Ta võib-olla mingis kontekstis võtaks nagu hoogu maha, aga see ei ole kindlasti nende probleemide juur minu isiklikul arvamusel. Ma just enne vaatasin Impulsi saadet, kus siis ongi nagu arutelu saade sellel teemal, et miks on olnud nagu viimastel aastatel nii palju neid vägivallajuhtumeid, kus noored lähevad ja teevad mingeid fucked up asju ja filmivad ja postitavad seda sotsiaalmeediasse ja kas sotsiaalmeedia on neidele juhtumitele kuidagi siis nagu hoogu juurde andnud. Ja kas sotsiaalmeedia piiramine piiraks ka kuidagi siis seda vägivalda? Mina isiklikult ei ole selles nii kindel ja ma olen enda kogemusest pannud tähele, et mida paremas kohas olen mina isiklikult, seda vähem ka sotsiaalmeedia mind negatiivselt kuidagi mõjutab. Ja kohe, kui mul ongi nagu vaimselt keerulisem aeg, siis ma ongi scrollin rohkem, kaon sinna maailma siis ära, kui nii võib öelda. Ja ilmselt, ma ei tea, alla 15-aastased võib-olla ei oska enda puhul seda nii väga märgata, aga võib-olla seda märkamist ja enesejuhtimise oskuseid saab juba hakata nagu maast madalast üles ehitama, sest minu kogemus ei olnud see, et ma ärkasin 18-aastasena ülesse või 15-aastasena ülesse ja siis üleöö mul olid nagu mingid oskused enda sisemaailmas toimuvaga toimetulekuks, nagu see ju arenebki aja jooksul. Ja üks perspektiiv, mis ma sealt Impulsi saatest veel kuulsin, oli ühe kriminoloogi poolt ja ta rõhutas seda, et kodune keskkond on everything. Kodune keskkond on esimene asi, mis meid mõjutama hakkab. Ja ma ise näen, et kõik need varjuküljed, millest räägitakse sotsiaalmeedia puhul ka näiteks tähelepanu hajumine, noh, mis öeldakse, et tulebki sellest sisust, mis me on ju tarbime või füüsilise tervise halvenemine, sellepärast, et me ei liigu. Need on kõik asjad, mille puhul nagu perel ja kodusel keskkonnal, aga sinu sõpradel on niivõrd suur nagu mõju sammuti. Ja kuidas sinu kodune keskkond on esimene, mis mõnes mõttes tagab ja täiskasvanuna, siis sina ise oled esimene, kes peab tagama selle, et sul oleks ka päris elu väljaspool sotsiaalmeediat. See on naljakas, sest ma ei ole enam teismeline, aga ma ei ole veel lapsevanem ka. Seega ma mäletan väga eredlalt enda teismeiga, aga ma juba ka mõtlen laste saamisele selles kontekstis, et kuidas mina nagu oma peres teeks või kuidas mina oma lastega käituksin. Ja kui oluline ongi ka see hõivatus. Kui sul on hobid, kui sul on elu, sul ei ole aega, et esiteks mingeid lollusi teha ja teiseks sotsiaalmeedia nagu negatiivsetel mõjudel ei ole nii suurt siis just kui nagu grippi
appi või sinu õunad on mitmes korvis, virtuaalmaailmas, aga ka päris maailmas, kui te saate aru, mida ma mõtlen. Ja siis ongi nagu küsimus, et mil määral või kust otsast sa seda halba mõju siis nagu kontrollid, et kui jõuda selle Taani uudise juurde, oligi nagu eesmärk ohud noortele ja sotsiaalmeedia halba mõju noortele siis nagu vähendada, on ja. Üldse siin on nagu, ütleme, siuke vaheteema või teine arutelu üleüldse nagu riikliku reguleerimise kohta, mis hetkel me ütleme, et inimene enam ise ei otsusta või lapsevanem ise ei otsusta, millal ta annab telefoni või sotsiaalmeedia noorele inimesele, vaid seda teeb riik. Sellele skaalal on ka 2 äärmust, on ju, et ühelt poolt kui tulid autod, on ju, siis esialgu kõik oli lappes ja siis me läbi õnnetuste ja läbi ohtude panime paika liiklusreeglid, on ju, et me ei saaks endale viga teha. No see on ka mõnes mõttes aus nagu kogu tehisintellekti teemaga, et kui me oleme loonud mingisuguse leiutise inimestena, siis ütleme, kui kaugele me laseme asjal minna enne, kui me aru saame, kus need piirid siis on ju. Aga siis on teine äärmus, mis on minu lemmik Georg Orwell 1984 raamat, kes ei ole lugenud, põhimõtteliselt nagu jälgimisühiskond või ühiskond, kus siis riik kontrollib sind, kus riik otsustab, mida sa võid teha, mida sa ei või teha, mis on tõde, mis on vale, mis on õige, mis on vale ja sul nagu isikuna ei ole seda vabadust otsustada. Need on nagu 2 äärmust, ilmselgelt vastus ongi alati kuskil keskel ja vaata, ilmselgelt platvormid peaksid piirama seda, et seal mingi fucked up sisu ei leviks, on ju. Ilmselgelt seal on palju neid suuri küsimusi, aga ükski see suur piirang või lähenemine ei ole piisav, kui me ka ise inimestena nagu enda suhet ei analüüsi ja selles mõttes ise nagu proaktiivsed ei ole, aga kuidas me saame aktiivsed olla, kuidas me saame üldse enda nagu tasakaalu nende teemadega siis leida või enda suhet nagu ise hinnata, kui seda tehakse meie eest ära. Et nagu ma ütlesin, mina olen oma selle sõltuvuse teemaga nagu olnud pahuksis, aga ma ei kujuta ette, et keegi teine seda minu eest reguleeriks või ma lihtsalt mõtlen selle peale, et kui ma ei oleks nii noorelt sellega kokku puutunud, kas mul isegi oleks need oskused täna, et neid mingeid piiranguid luua nende platvormidega ja nii edasi. Sõbrad, ma ei ole mingi jumal, on ju. Ma ei ole isegi mitte õpetaja. Mul on lihtsalt kell, mida mul meeldib tilistada. Ja selles kontekstis ma ei ole ka poliitik, et minul ei ole neid vastuseid, kas ja kui palju me peaksime riiklikult asju reguleerima. Ma olen eelkõige siin, et avada uuesti see arutelu meie nagu noorte inimeste perspektiivist, kuidas me ise enda suhet sotsiaalmeediaga hindame ja reguleerime. Sellepärast, et päeva lõpuks meie enda kõigi võimuses on seda teha ja see on ka mõnes mõttes meie enda vastutus, et sellega tegeleda. Ja olgu siis arutelu avatud ka läbi minu isikliku kogemuse, mis ongi see, et siin ma olen tegemas uuesti sotsiaalmeedia paastu, aga reaalselt, kui ma TikTokis ei käi, mul on tunne, et ma jään elust ilma ja see ongi nagu fucked up. Kusjuures ma jõudsin selle video filmimise kokkupaneku ajal käia isiklikult teraapias vahepeal. Ja nagu ma ütlesin, siis ma olen enda puhul märganud kohe, kui mu enda vaimne tervis on halvem, ma hakkan ka ise väärkasutama sotsiaalmeediat nagu sõltuvuse kontekstis või ma veedan seal rohkem aega, kui ma peaksin. Ja ma mõtestasingi enda jaoks väga selgelt lahti, et kui see juhtub, siis see on esimene märk, et vaadata enda sisse, olla nagu mis toimub. Hiljuti oligi minu jaoks wake up call see, kui ma tajusin, et et kui ma enda TikTokis veedetud aeg üritan piirata, ma tunnen nii üksikuna ennast või ma tunnen nagu antisotsiaalsena ennast ja minu jaoks see peamine suhtluse vajadus saidki täidetud läbi TikToki ja kui ma seda märkasin, ma olin nagu tundub, et asjad peavad muutuma, võib-olla on aeg leida uuesti oma ellu tegevusi, mis sind hoiavad hõivatuna ka peale sinu töö. Ja nii nagu selle impulsi saate lõpus Andrei Sevakin, tal anti viimane sõna ja see Andrei oli mingi pangelist telefon ära. Kuigi see on nagu väga, ütleme, lihtsustatud lahendus kogu sellele asjale, siis see on veits tõsi, vaata. Seda saadet sa said ka podcastina kuulata. Võib-olla sa praegu oled üks nendest tublidest, kes ongi liigub ringi ja elab oma elu samal ajal ikkagi ühe kõrvaga kursis olles, et minu elukogemus näitab, et mustvalged lahendused harva töötavad. Mul on usku ja lootust, et meie generatsioon suudab ka sotsiaalmeediat, niikuinii me oleme seda ju juba suutnud, aga et me ka edaspidi suudame kohaneda, suudame selles hallis alas opereerida, kus sa võtad sotsiaalmeedias selle positiivse, aga sa jätad selle negatiivse ja et me suudame navigeerida seda pidevat tasakaalu selle vahel, et mul on terve elu sotsiaalmeedias ja paljude meie jaoks see on tänapäeval ka töö või hobi, aga mul on ka
elu väljaspool seda. Ma arvan, see on tegelikult väga hea noot, millel selle loo otsad ka kokku tõmmata. Ma loodan, et teil oli huvitav. Minul oli isiklikult väga palju mõtteid ja ma isegi leidsin ennast mitu korda olukorrast, kus ma tahtsin kogu selle asja ära kustutada, sellepärast, et mulle eriti nagu neid vägivallalugusid kuuldes tundus, et oh my god, et see on nagu nii suur teema, et mida minu ühe inimese arvamus ikka loeb või noh, et see millest mingid ühiskondlikud protsessid on mõjutatud, on asi, mida tulekski nagu päriselt uurida. See vaatepunkt, kus mina räägin, ongi minu isiklik kogemus, aga teistpidi me saamegi inimestena teinekord inspiratsiooni teiste isiklikest kogemustest ja ma tunnen, et see kogemus ja mõtted olid väärt jagamist. Ma loodan, et teil oli huvitav, jätka oma mõtted alla kommentaaridesse. Päeva küsimus. Millega te vabal ajal tegelete? Väga paljude probleemide kurja juur on igavus ja see, kui meil on liiga palju vaba aega. Kommenteerige alla, mida teile vabal ajal teha meeldib, mis on teie hobid, mida te kogu sellest teemast arvate. Kas teie meelest oleks tark ka Eestis sellist bänni kaaluda, nagu kaalutakse Taanis või mitte? Ja näeme teiega juba varsti jälle. Tšau!